maybe good, sometimes maybe shit. Öeldi ju, et kõik on talveriided kaasnud. Et öeldi, et ärge parkige puude juurde, siis see telk läheb küll minema varsti. Kui see trenn hakkab ja vihm maha tuleb, siis siin läheb romuringiks. Ma arvan, me ei saagi üle mingi 3 ringi sõita. Seal on hea kallak, läheb alla, otse nagu. Siit ülevalt venita toogu juurde, siis seal on kauk ja sinna tuleb lomp ka ilmselt. Ja siis läheb kergeks. Really bad track. Paned 3. laod sisse alguses ja seal lööd teise ja vaatab, mis saab. Ma ei tea, palju seal kiirendusala muidugi on, kas jõuab üldse 3. või jõuab. See otsekästiga jõuab. Nissaniga oli niimoodi. Teisega läksid kohalt ära. Siis lasid mingi pöördenid, panid 3. ja siis panid 4. ja siis oli juba sisenev. No täiesti tuksis. No see ongi see, et ülekandid ei tea, vaata, mis see rattakiirus teeb. Aga sellega oli niimoodi, et kehales esimesega rehvi soojendada oli raske nagu. See oli siuke vaeva nägin. Kas sa jälle lombis? Olin hea korral. Kohe alguses varbud märjaks ära ja siis jälle probleemi, kui vihma sadama hakkab. Ma vaatan neid pilvi ja need tulevad siia poole. No kõige varem oleks, kui hakkaks kohe sadama. Ja no siis ei ole vaja üldse mingit tsirkust tegema hakata. Aga ei, auto on jumala jah, nagu selles suhtes konkreetne ja kõik on mõnus. Aga jah, ma ei tea, ma vihkan trenne tegelikult, ma ei tea. Ikka on mingid nüansid, jälle see pimedas, kuradi, kus see kang on, Siis kuradi antiläägi paned stardist tööle ja siis läheb enda püksid märjaks ja siis lähed minema. See on mingid debiilsed asjad, millega ei ole harjunud lihtsalt. Antiläägiga oli kuskilt poole nüüd mingi teine. Jah, stardis, käiguvahetusel. See hetk, kus ma nagu tegelikult ise rahulikult siduri lahti lasen, vaata. No ei oota kuus. See sama käiguga kõik selle 3. Libedaga ei ole vahet, ta tuleb üles ja siin on jõuda nii räigelt. Aga lihtsalt nagu ma räägin, see mingi väike tükk sealt vahelt on mul mingi error, ma ei tea. Ma ei tea, miks ma ei taha seda teha, aga ma ei tee. Ma räägin, line-up on siuke, üks on 265 Westligiga, teine on 225 Westligiga, üks on Black Velgedega 205-ga, siis on mingi leedukad, kes kuradi sõidavad ilma tuledeta. See käib praegu või? Mõlemad, jah. Teeme autoga niimoodi, et kõik poltsek, sillakontroll, vaatame, mis asjad on, rehvirõhud ja siis tankimine kapoti alt igalt poolt küünlaaugud üle vaadata, kas olen kuivad. Ja ühesõnaga terve auto üle käia ja rehvid paika panna, et kõigil oleks vähemalt parri sees. Juhul, kui läheb äärekivist, tuleb rehv maha, on kohe järgmine alla panna. Kõik asjad, ette on ka tagavar ratas olemas või? Põhimõtteliselt lihtsalt
mitte. Okei. Slick on lihtsalt, jah. Kõik asjad, mis on tagasillal on varuosas ka. Ei ole, esisillal on varuosad ja siis esisilla varuosad kõik paika panna, rooli otsad asjad, et on kohe kättesaadavas kohas. Siis täna tuleb sitaks hea päev. Me saame sajuga trenni ja lapilisega ilmselt sõita. Perises kasti muudame täiesti ümber, kui sealt katta hakka ei saa, jätame välja selle üldse. Millise? See, kus kohas enne seina äärde läheb see perise kast. Kui sinna ei saa sisse ja kogu aeg vajub ära, siis selle jätame välja üldse. Võtame joone, kus kohas sa saad nii-öelda, et enne kasti teid juba klippe ära ja siis sõidad otsa. Meile mingit videot nägin, tegelikult oli lihtsalt nagu... No seal on ajastuse küsimus. Saba klippi ja siis tegelikult peaks olema natuke kauem külg ees ja siis transition. Seal on sellega, et kui sa lähed sealt Saba klipist läbi, tegelikult seal peaks räige nurga peale viskama, et sul jääks seda aega tagasi tulla. Ja kui sa lähed edasi, seal läheb lohku alla täpselt, ta viskab klippi. Kinni, jah? Et seal on ajastuse küsimus, kas saab minema või ei saa. Kui ei saa minema sealt, ei saa paika, siis teeme enne seda kasti lihtsalt. Selle autoga, kui sa kässerit tõmbad ka, siis ta tõmbab klipi juurde. Kohe niimoodi alla, selles mõttes. Aga no ilma kässerita sinna ka ei saa minna, sest muidu läheb üleüldse, ühesõnaga natuke peaks juba seal hoogu juurde panema, mul seda oleks lihtsam sõita. Aga no selle vaatame, kui saab kätte, siis saab, kui ei saa kätte, siis jätame välja selle täitsa lihtsalt, et saaks ülejäänud raja kätte, sealt saab punktid. Sest et sinna eksivad nagu nii paljud sisse ära, et seda ei ole mõtet. Ma ei saa autot selle ühe kurvi jaoks ka teha lihtsalt, et sa sõidad sealt läbi. Siis on ülejäänud ära. Aeglane lihtsalt. Mis te teete? Õhufiltrile veekaitset. Sa läbi sõidad külg ees. No see on rattaga kohe on siin kõik on see ülevalt lasta olla. Vett tuleb igalt poolt sisse, aga lihtsalt, et see suur vesi ära jääks. Keneka pleks seal ju. Meil on keneka pleks ja alumiiniumist ju. Jaa, sellest nad teevadki. I just bought a coupe, just to flex on you. Rari shoe, cause I'm mad for you. I just sold them too, bitch I never do. Freeze it too, cause I flex for you. Whip it up, all this rocks tomorrow. Bring it back up, cause it's lit. Keep it cool, eyes cold for the shit. Cause I'm ballin', look at all these chicks. Sa saad aru, et see on libe ja rada on libe, aga nagu see liigub ikka liiga kiiresti edasi, et see on amazing. Aga kas see lomp on väiksemaks jäänud, saame nüüd proovida korra seda lompi. Kui sa oled kantist sees, siis sõida läbi. No mis ta oli? Varg oli. Aga ei norm, noh. Iga ringiga ikkagi jällegi omastan seda autot. Et jah, ühesõnaga, ega seal ei olegi midagi. Märg on ju. Õpin autot iga ringiga aina rohkem. Ja noh, hullu ka ei saa panna, siis seal ühes klipis on räme lomp ja siin on mingi, ma arvan, julgelt võin öelda, mingi 4 mootorit selle pärast laiali lastud. Et jätaks vahele. See hooaeg on 1 mootor juba laiali lastud, nii et ma rohkem ei viitsi tegeleda sükast asjadega, siis me esimesed ringid täpselt seal lombi juures sõitsime korra otsa ja siis jätkasime sõitu ja nüüd ühe ringi proovisime nii, et ei oleks. Et ei lase otseks. Mul liiga palju mõtteid pead. 1 trenn veel ja siis hakkavad kõik valid juba ja ilm on täpselt nii vastik, et nagu vastik. Eile tegime trenni kottpimedas paduvihmaga, raietuulega. Täna teeme trenni raigetuulega, semipaduvihmaga, nüüd ei sadanud vihma, lihtsalt oli märg. Mis järgmine trenn saab, ma ei tea, lund.
Annu. Aga ei, auto on jumala äge. Ma olen lõpuks selles staadiumis, kus ma pean ise ennast arendama jälle edasi, mis on äge. Sellepärast me just seda teeme, et kogu aeg oleks nagu upgrade. Ja nüüd on auto nii kõva, et ma oligi lihtsalt kuradi jäin korra istuma. Et jah, ma nüüd proovin järgi õppida. Aga ma arvan, et tuleb okeilt. Auto on terves tükis ja tiim on kõva ja eelmises videost ei pannud ikka 2000 laiki, panid ainult 1000. Aga ei, tegelikult ülikõva, äge. Proovime sellele videole äkki 2000 laiki või? Kui 10 000 inimest vaatab, siis 2000 laiki. Ja kirjutage alla, kui laikisid. Ma usun. Ausalt usun. Ja noh, seal on üks see... Okei, ma ei hakka. Teate, mida te tegema peate? Ma ei ütle teile, mida te tegema peate. 4 tundi aega. Ja 4 tundi enne tauku. Radissoni spaasse. Lähen teen seda lõuna ujumist tagurpidi. Mida on liiga mugav, sere? Ma ei saa seda tõukerattaga sõita, ma panen matsu sellega. Minge nüüd juba. Mul on vaja krossikat. I'm learning car. Gaasid ei peal hoida lihtsalt nagu nuhku. Muidu on see Wassersaade. Wassersaade. Wiedersehen. Jumal kiire on. 18 ka seal. 18 ma toon. 18. Nii, paigas on. Saudi Araabia Red Bull Carbax jälle. Tere tulemast Jedaki Serpentile. Ilus ilm on Jedakis, täna 40 vist. 40. Vaata küll, palmid on niimoodi natuke tuule käes kõiguvad. Palmid. Mul on avastasin mootor üks krabi ja siis me vaatasime Käsnakalle multikat teile ja siis seal oli ka see, ma ei tea, kas see krabi või vähk, aga mul auto paneb ka niimoodi külgi seal teises. Mitu punkti võtad kallist? Tead, mis see? Pole ammu kvallil sõitma niimoodi, et ei tea, kas punktid tulevad. Nii raske sõita pilliga. Mis ajad? Eelmine kord Weekendit samamoodi. Ja eelmine kord Weekendit sõitma selle autoga. Jah. Seega meil on oma varuauto kaasas, me ei pea hakkama küla pealt laenama midagi. Väga sujuv oli. Tuli 72. 72. Jens paneb seina ja saab kuradi 82. Jah.
mitte kunagi nii palju ei olnud kinni hoida, jah? Täitsa. See aju vabana. Sa oled fun-killer, nii kui auto tööle hakkas, sa ütlesid viimane kaar oli väljas sitaks ja nagu gaasi läks ja viskas sind nagu sealt välja, siis oli ka võtsid jala maha, jalga peal hoidnud selle 2 korda kiiremini sõitnud seda tagumise kaare kui teised. Auto hakkas tööle, siis tõstsid jala ära. Võid uuesti gaasile, auto hakkas tööle, võtsid jala ära. See on hirmus, saad aru, see on hirmus. Sa pead ennast. Ma saan aru, ei no see run oli isegi ületus minu jaoks nagu. Jaa. Ei ole autoga enam midagi teha, sa pead endaga tegelema, seda peab tallama. Jaa, aga lihtsalt selle autoga võrreldes see auto on nagu mitte 2 korda parem, vaid mingi 74 korda parem. Seda ei saa arvestada üldse lihtsalt. See on kiirus, nagu see kõik on nii haige lihtsalt. Sitaks hea oli vaadata, kuidas tagumine kaar tuleb ja läks käima, läks niimoodi minema sealt lihtsalt. See oli väga. Ja mingid kohad olid nagu libedad ja siis ma olin nagu mingi... Ei, ta tuleb välja sealt. See rada on praegu natukene lapiline, aga ta on täpselt nii palju, ta tuleb sealt kohe välja. Kui sa gaasile hoiad niimoodi, ta nii kui kuiva peal saab, ta astub välja minema. See sitaks äge oli vaadata. Ja vaata ennast. Let's go! Vähemalt ma ei crashinud ja vähemalt ma ei teinud spinni. Selles punktid tulid. Palju punkti tulid? 64 vist. Küsisime ühes videos, et kellel on tõukerattaid ja kes saab meid aidata. Ja voilà, vaadake. Meil on tekkinud uus koostööpartner, Tõuksimaailm, kes on siis andnud meile selleks võistluseks sellise gear-upi, ehk siis 2 tõukeratast ja 1 krossikas. Ja krossikas oli väga suur abivahend. Tegemist on siis elektrilise krossikaga ja see oli meie tiimis väga vajalik see võistlus, sellepärast et Pikernicki rajal on tagant üks metsatee, mis läheb sinna line-upi, kus meie start on. Ja ma arvan, see teekond on mingi circa 3 kilomeetrit pikk äkki, 2 kilomeetrit ja tõukerattaga sõites oleks see ka olnud väga hea, aga see kiirendas meie liikumist nagu märkimisväärselt. Ja see on numbrike ühes ja kõik asjad, nii et me oleks võinud sellega sõita raja ja hotelli vahelt ka. Nii et mingi vaadake, neil on need krossikad rendis, tõukerattad ikka, nagu ikka Tõuksimaailmale kombeks. Ja jah, vaatame, äkki järgmine hooaeg programmi käinud krossikatega ringi. Et tegelikult on ka jumala äge. Ma olen ise kunagi krossi sõitnud ja olen ka sõitnud mägiratastega ja kõikide asjadega ja mõnus. See ikka saad amortil reboundi, kes teab, mis see tähendab ja üldse jäikust, kõvadust, kõiki muid asju teha, nii et minge Tõuksimaailm ja vaadake, mis ägedaid asju teil seal pakkuda on. Tere hommikust! Mingi hamba vahet šokolaadi täis nüüd. Ära. Külm või? Ei ole tegelikult väga soe. Palju kraad on? 7-8. Riietus. No, Euroopa viimased rehvid tulid meile. Kuskilt pole enam saada. Sa kohe varsti lähed või? Kas sa tagasilla jõudsid ka vaadata?
väga hea. Eilne see teine kvaliring ikkagi aitas mul sellest kuradi kaabu hirmust lahti saada. Nii et feeling on suhkuud, ma lähen teine selle eestsõidu peal. No ütle ära. No, ei saa aru, kui sealt tagant jälle tuleb, no siit on hele, sealt on tume, see tuleb jälle hetkega, kas ta tuleb siin üle. Siin on nagu suvi korra ju. No jaa. Joo, vett. Külm on. Jäägermist. Ja siis soe Red Bull oli sul praegu. Mul oli hommikul, läksin pesema, keersin kraani lahti, tuli kuum keev vesi. Jaman, midagi jälle, siis lõpuks sain külma peale ka ei läinud. Lihtsalt tuli kuum, mõtlesin täiesti, midagi pesema minna, tuli kuum. Siis kuidagi jamasin ära ja siis tuli külm. Mõtlesin, külm on parem kui kuum. Lõdiseks. Seisati kui valesti. Mõtlesin, see ei saa ka võita. Sa oleks pidanud ennem ämbri teie kuuma valmis võtma. Multad näinud. Paremini nüüd tead, mis on joppas. Kõigil hästi. Ma näen su silmad, pisarad sa kartsid teiega. Hirmus oli siis vaadata, aga see oli nii äge. Praegu esimesed läksid kõik väga hästi. See on teise juurde oligi tagasõitis, sa tegid väga hästi, sest et sa läksid vale joone peale, kuna tema pani täiesti mööda. Siis kui sa oled vale joone peal, nii nagu sa olid, sa pead nii pikalt otse sõitma, kui saad, et saada seda kässari peal loistatud hoogu üles, sest ta võtab nii palju maha seda. No poleks Antiväk, no selles suhtes, et isegi kui see Antiväk töötas, oli ikka sidur alle gaas põjendanud. Jah, ei, see on täiesti okei. See kaar oli väga hea, oli täpselt seal õige tehnikaga oli. Seal pead sa samamoodi olema. Strelkoviga on lihtsalt hoiad perses järgi enda kohad, kus me rääkisime, kus kohas sa saad vahe jätta, kus kohas sa saad lõigata ja kus kohas sa näed, et kui sa jood liiga palju, siis tõmbad tagasi. Nüüd sa pead esimese tagasõitma, selle sa pead tegema 10-10 nii-öelda, perfektse. Ja ta on stardis, ta lahkub ilmselt kiirelt. Et ta on stardis, on valmis. Selles mõttes, et ta sõidab hästi, et sa võid julgelt talle järgi minna. Selles mõttes, et ei ole mingit küsimust. Aga lihtsalt ta joon ei pruugi olla see, et kui sa oled nii-öelda teise joone peal, siis sa oled temast nagu nii palju kiire. Seda siis, kui ma näen, nii kui joon varem, siis on kästariga korrigeerida. Ja, et siis sa tead, et sa saad hoogu maha võtta nii-öelda. Ja pidamine oli praegu okei. No jõhker. Nagu... Ma arvan, et seda ei ole maha mõtet lasta. See on p***s, kui sa auto järgi hüppad selle oksale. Rahul või? Ma ei saa mitte midagi aru. Ma arvan, keegi ei saa mitte midagi aru. Ma olin väga meist. See ei ole võim... Ma ei tea. Tahaks nutta. Teeme intro ära või? Minugi poolest. Nii nagu Baronil. Ma ei tea. Ma ei tea praegu midagi. Ikka veel käsi väriseb. 10 minutit ilum.
natukene palju ruumi Eestit talle, aga ei ole hullu. Nüüd pane näiteks vangale eessõit ja tee puhas joon ja anna talle hea eessõit. Sa eksid ise. Tere! Tere! Oota! Metal! Hea kord, kui me kaotame, siis mingi võitja läheb, sõidab tagant läbi või see on mingi kord ja kohus või? Et Strelko meid tagurdab seal või? Jah, saime pähe Strelko. Speedboat Championship esimene etapp täies hoos käimas, nagu kuulete tagant. Tegelikult on praegu kuiv, terve see võistlus on olnud, nagu sakslased ütlevad, katastroofe. Ilm on olnud kuiv, märg, rahe, lumi, jää, kõik asjad. Ja me oleme sõitnud seda võistlust Katmetal 46-ga. Seda kõike me oleme teinud sellepärast, et lihtsalt õppida, et me peaks järgmine hooaeg hakkama õppima, kui me tahame järgmisesse klassi liikuda. Aga see võistlus üldkokkuvõte good. Kinda bad as well. I wanted more, I couldn't get. Reedesed trennid olid siin pimedas vihmaga väga rasked, aga jah, tegime ära. Laupäeval trennid, kvalifikatsioonid, raske, tegime ära. Ja tänane võistluspäev, märk kuiv. Lõpp oli kuiv, raske. Ma ei tea, kas tegime ära. Mina ennast ületasin juba eilse viimase kvaliringiga. Sellepärast see auto ei ole nii lihtne, kui see tundub, et kõik on äge, lihtne, tore, blablabla. See vajab õppimist, seda me teemegi, et lihtsalt olla järgmine aasta veel tugevamad. Aga jah, üldkokkuvõttes võime olla rahulikud võime ka olla. Aga mina lihtsalt võtsin tervet seda võistlust kui enda harimist, olla valmis ja piirbest, sest see auto on to the max, seal ei ole mitte midagi enam paremat külge panna, nüüd on ainult mind vaja reontida ja teha paremaks. Ja ega ei olegi midagi, peame lihtsalt asjad kokku panema. Oleme rahul, et me lõpetasime top 16 ja kes teab, kas me oleme Läti meistrid või oleme Läti teise koht. Aga poodiumil ma arvan, et me vist oleme. Nii et paneme siia tabeli või? Siis paneme siia tabeli, kas me oleme poodiumil või ei ole. Pealkiri tuleb ka. Did we win Latvia Semi-Pro Championships? Yes? Did we win? Nissan on ka seal telgis muideks ankruks, aga täname selle hooaja sponsoreid. The biggest one is on the car. Pange kindlasti like, pange subscribe ja kommenteerige. Lämme järgmine aasta proosse või ei lähe? Ciao. That's not your car, you know that, yeah? It's my car. It's your car? Yeah. But where's your old car? In Piteå Road. You got two cars. It's our new baby. It's your new car. Congratulations.